Nii, tere tulemast lohutustundi number 6. Meil on juba väikene traditsioon siin liiklusohutuse auditi kanalil, korra kuus räägime aktuaalsetel teemadel liiklusohutuse valdkonnas ja täna on hea meel siin näha palju inimesi ja teemaks on täna 2 lõputööd, mis on liiklusohutusteemalised ja ilma pikema jututa võib-olla läheks asja juurde, käin ainult ruttu üle need lohutustunni reeglid, et me salvestame selle vestluse ja hoiame vaikimisi kaamerad, mikrofonid kinni ja kui on soov sekkuda vestlusesse, siis tõstame käe ja püüame teemas püsida ja nii on. Ma lisan veel ühe momendi juurde, et kui kellelgi on selline küsimus, millega ta otseselt katkestada ei taha esinejat, siis kirjutame chatti mingisuguse küsimuse ja seda saame peale, siis kui esinejal on sobilik hetk, siis ta ise kasutab seda. See on ka hea mõte, jah. Või siis saab sealt kas või ette lugeda küsimuse, et täna meil on tõesti 2 selles mõttes esinejat ja Rando on siis esimene ja ole hea, kui sul on midagi ka näidata, siis võid ekraani jagada. Ja proovime täna jälle tunniga hakkama saada, pool tundi ühte teemat ja pool tundi teist. Aga ole hea, Rando. Nii, tervist. Kas esitlus on näha? Esitlus on näha, ma ei tea, kas sa paned nii-öelda suurele ekraanile ka? Ja. Nii. Väga hea. Mina olen siis Rando Possul. Minu lõputöö teemaks oli liiklusohutus. Teema sai valitud Transpordiameti poolt välja pakutavatest heli kaob ära vahepeal, vabandust, ma segan, et heli kaob ära, kas sul on mikrofon kuskil lähedal või? Jaa, ma olen hetkel arvuti mikrofoniga, Okay. Saab kuidagi parandada. Et võib-olla jälle peab rääkima sinna arvuti mikrofoni suunas. Et põhiliseks siis teema valisin siis selle tõttu, et viimase 5 aasta jooksul on Eestis siis hukkunud 58 inimest keskmiselt, kuid 2024. aastal oli hukkunute arvuks 69, mis siis on 11 hukkunut rohkem kui siis 5 aasta keskmine. Ka siis liiklusohutusprogrammi kohaselt oli siis eesmärgiks, et 2024. aastaks on viimase 3 aasta hukkunute arvuks 42, mille põhjal siis hukkus 27 inimest rohkem. Et andmeid otsides täheldasin, et on tehtud üpriski vähe uuringuid, kus on ka siis seostatud neid liiklusseostavaid meetmeid kui ka siis kiirusi liiklusõnnetustega. Et nagu kaitsmisel Tiit Metsvahi algseks plaaniks oli töös tegelikult ka, et võtta ikkagi vähem asulaid ette ja vaadata rohkem ka üldpilti ja kirjeldada paremini, et luua nii-öelda siis paremad tüüpolukorrad, kuid siis ka nii kiirusandmeid otsides siis ka nii-öelda täheldasin, et ei saa väga teha nende põhjal siis häid järeldusi. Et põhiliseks ideeks mul oligi, et tähendab
põhiliselt siis koondasin enda töö ikkagi selle peale, et kuidas siis reaalselt liiklust rahustavad meetmed toimivad, et andmed, ma võttasin ette, et töö eesmärgiks oli analüüsida siis erinevate asulate liiklust rahustavad meetmed efektiivsust, liikluskorraldust, liiklusõnnetusi ning liiklusohutust. Ning töös on kasutada siis kvantitatiivset lähenemist, kus siis põhiliseks hindajaks on V85 kiirus, ehk siis kiirus, mida ei ületa 85% sõidukijuhtidest, keskmine kiirus, kiiruseületajate osakaal kui ka siis liiklusõnnetused. Et valimiks sai 14 erinevat asulat, mis on eraldi jaotatud 3 gruppi. Andmeteks kasutasin siis Transpordiameti kiirusandmeid, nii teeregistri kui maa- ja ruumiameti andmeid ja siis LKF-i ja Eesti avaandmete andmeid. Liiklusõnnetused oli 10. Et nüüd siin on näha siis, kuidas siis grupid sai jaotatud. Et grupp ühes siis enamasti on regulatiivsed meetmed, et enamasti aasta keskmine ööpäeva liiklussagedus kuni 1000 sõidukit ööpäevas. Enamasti sellised üksikud hooned tee ääres, heal juhul ka kergliiklustee. On kasutatud nii tehnilisi kui regulatiivseid meetmeid, enamasti 1000 kuni 3000 sõidukit päevas ning grupp 3 on tehniline meede tagatud mõlemalt poolt asulasse sisenedes, kui ka siis tehnilised meetmed on kombineeritud regulatiivsete meetmetega. Nii, analüüsitavateks asulateks oli siis 14 asulat, nendest ainult üks ei kvalifitseerunud nii-öelda siis gruppi, mis ma eelnevalt mainisin, kus siis tõin välja veel siis laiemalt siis kiirusandmed Otepää linnas rakendatud šikaanide kohta. Nii Kolgajaani alevik kui ka Märjamaa alevik sai kaetud 2 erinevat riigiteed. Kuna nende näidetel oli ka võimalik kiirusandmetele toetuda paremini. Et regulatiivsete meetmete olen toonud välja tabeli erinevate regulatiivsete meetmete mõju kohta, et kajastaksin hetkel mõnda, et liiga pikale. Toidualevikus oli siis täristite rakendamisel 10%-line V85 kiiruse langus. Kolgaalevikus täristite rakendamisel 5%-line V85 kiiruse langus. Mõlemas asuvates siis langes kiirusete osakaal 13–16%. Töös olen kajastanud ka lisanduvalt väikemaade nende kohta. Ameti lehel on kokkuvõte tehtud, kuid olen kajastanud lisanduvalt kiirusandmeid kui ka liiklusõnnetusi. Samuti tuli 2 uuritud näite põhjal välja, kui oli kasutatud punast keskmist saart, et sellel ei olnud kiirustele mitte mingisugust mõju. Kiirused on aastate jooksul. Näha on Kolgajaani veel näide, kus Kolgajaanis on kiirused tagatud terve asula siseselt, siis kasutades ainult siis paari lisanduvat regulatiivset meedet, nagu siis struktuurne veekate või siis ka teiste sillutuskivi. Roela näite puhul, mis on siin paremal,
kus on kasutatud iga 500 meetri tagant kitseneva piirutust pluss teekatte märgistus suurim kiirus, on kiirused hoopis tõusnud 3 kilomeetri võrra tunnis. Ning seda 2 mõõtepunktis, et kiirused on püsivad. Tehniliste ja kombineeritud meetmete mõju enamasti ma keskendusin siin plaanidele, ohutussaartele kui ka siis kombineeritud lahendustele. Ehk siis tsükloonide mõju hinnates tuli välja, et tsükloonide mõju asula piiril sõltub ümbritsevast keskkonnast, mitte tsükloonitüübist. Näidetel nagu Karksi-Nuia ning Tõrva esimesest nähtavast hoonestikust 50–100 meetri kaugusel avaldas šikaan rohkem mõju. Asulates nagu Kõpu, Märjamaa kui ka Hagudi šikaanid ei avaldanud nii suurt mõju, kus siis V85 kiirus oli 13 kilomeetrit, keskmiselt 13 kilomeetrit üle kehtestatud piirkiiruse. Kõige paremateks näideteks Tõrva linna, kus ohutussaared kus on rakendatud järjest mitut ohutussaart, siis eraldades ridu. Tõrva linna näitel on ka ohutussaarte vahele tekitatud nii-öelda šikaan kurv nii-öelda, ning nendes asulates olid kiirused olid tagatud. Mis välja tuligi, et liiklussaarte kombineerimisel tagatud keskkond. Ei oskagi midagi öelda siin. Et siin on veel toodud, lõpudes oli veel välja toodud kokkuvõtlik tabel kiirustest, kus siis grupp ühtekuuluvates asulates enamasti ületati V85 kiirus, V85 kiirus oli 10 kilomeetrit üle kehtestatud piirkiiruse, nii kiirusülete osakaal jäi sinna 60% kanti. Samasuguse järelduseni jõudsin ka grupp 2 ning grupp 3 olenes sellest, et kuhu kohta oli tehniline meede täpsemalt rajatud. Liiklusõnnetuste liikidest enamasti grupp 1 juhtub kuni 1 liiklusõnnetus aastas. Nendes asulates on kõige sagedasemaks liiklusõnnetuseks kokkupõrge. Uuritatud asulate põhjal oli grupp 2 põhjal oli uuritud asulate põhjal kõige efektiivsem liikluskorraldus Tammiste külas, kus siis konfliktipunkte liiklussaarte kui ohutussaarte vahel abil. Tammiste on ka näide, mis näitab, et liiklusõnnetused ei olene sellest, et millise kiirusega asulasse sisenetakse, vaid siiski liikluskeskkonnast ning rakendatud meetmed. Kõige halvem, kus on tegemist kõikide liiklusõnnetuste kahe siis Heli kipub ikka ära kaduma.
Ütle veel, mis see kõige hullem oli nüüd see näide? Ja kõige hullem näide oli Märja Malev, kus siis on kõik liiklusõnnetuste liigid esinenud. Jäigi mainimata, et enda lõputöös kajastasin õnnetusi nagu ainult õnnetusi nagu kokkupõrge, räätse kahjustamine, tagant otsasõit, teelt väljasõit ning kergliikleja otsasõit. Ning kokkuvõtvalt olen ka koostanud siis tabeli iga asula põhjal. Ma analüüsisin siis liiklusrahustavate meetmete toimivust liiklusõnnetuste keskmise näol. Ehk siis milline on liiklusõnnetuste keskmine enne liiklusrahustavate meetmete rakendamist ning pärast. Kõik enamasti tuli välja, et liiklusrahustavate meetmete keskmine ei lange, kuid langeb isikukahjuga seotuvate liiklusõnnetuste arv, kus siis kõige efektiivsemaks ikkagi osutusid Ohutussaar ja Ringriik. Järelduste põhjal tehtud järeldused on, et täristid on efektiivsemad väiksema liiklussagedusega asulates. Šikaanide mõju asula piiril sõltub ümbritsevast keskkonnast, mitte šikaani tüübist. Piisava vahekauguse liiklusrahustavate meetmete rajamine tagab ohutuma liikluskeskkonna. Varasemalt mainitud liiklusõnnetuste arv ja sõltuv kiirustest asula piiril ning tehniliste meetmete rakendamisel on enamus, ja seega sai juba mainitud. Ning soovitustena peaks katsutada rohkem regulatiivsete meetmete Väike-Maarja ja Kaarjapere näitel, kuna ei saa teha järeldust kahe test-projekti näol. Otepääl kasutatud šikaanide tulek. Otepääl tehtud šikaanid leidsin seda, et kuna seal olid tehtud mõõtmised ainult ühe šikaani juures, kuid tegelikult rakendati samal teele 2 samasugust šikaani, siis ei ole ka täielikult võimalik nende põhjal hinnata, kui palju mõjutas teine šikaan selle šikaani kiirusi, kus mõõtmised teostati. Lõputöö siis tausta osas olen toonud välja erinevaid meetmeid, mida on rakendatud üle maailma, mida ei ole Eestis kasutusel, kus leidsin, et äkki oleks võimalik ka Eestis kasutada freesimismeetodil täristeid, ehk siis näiteks nii pöristite, kui rakendatakse pöristeid, et kuidagi siis selle moel ka teha täristeid. Ning Taebla avaldasid ka täristid enne Ohutussaart suuremat mõju kui ainult üksik Ohutussaar. Seega võiks ka kaaluda seda, et rakendada täristeid nii enne kui pärast šikaani, mis ei asu siis esimesest hoonest 50 meetri kaugusel. Ning asulasiseselt oleks soovituslik rakendada meetmeid vähemalt 150 meetri vahekaugusega. Ja see olekski minu poolt kõik. Pärast kajastada hetkel kõiki 14 asulat, mis ma tegelikult on välja toonud, siis parema pildi kui mu lõputöö tervenisti lugeda. Aga mina tänan. Suured tänud, jah. Hääl käis küll üles-alla, et vahepeal olid lüngad, aga pilt aitas võib-olla mõista. Et väga hea ja saan aru, et suhteliselt nii-öelda fokusseeritud oli see teema siin nii-öelda kiirustele ja siis nii-öelda statistiline pool ka juurde tagajärgede osas, aga et kas nagu meil
ilmselt on probleem see, et maanteid ikkagi kujundatakse maanteena sõltumata sellest, kus ta paikneb ja siis seni on püütud siis asula tingimuses seda kiirust ainult märgiga alla tuua. Reaalsus on see, et ikkagi kiputakse kiiresti läbi sõitma, et aga siin võib-olla see Tõrva näide oli selles mõttes hea, et kus oli vähe pikemalt keskkonda ümber kujundada, aga kas sa näeksid nagu neid asulaid läbivaid maanteelõike võiks käsitledagi rohkem nii-öelda sellise tänavana, eriti kui seal on selline aktiivne maakasutus mõlemal pool teed, et kujundada täiesti teistel alustel seda keskkonda? No ja nagu ka ma olen tegelikult toonud välja, et mina ise ei leia, et sellistes asulates, mis kuuluvad gruppi number 1 ehk siis kuni 1000 autot ööpäevas üldse on mõtet selles suhtes rajada tehnilisi meetmeid, kuna ka liiklusõnnetuste arv on nii madal. Kuid kui jah, tõesti keskkond nõuab seda ning on võimalusi, et on ka ruum olemas, et neid rakendada, siis mina leian, et Tõrva ning Taebla näited on väga head näited, et kus ka Taeblas näiteks, kui ka lõputööst tuleb välja, et ei ole ka tegelikult asula piiril ikkagi kiirused täielikult tagatud, on siiski juhtunud 10 aasta jooksul ainult 4 liiklusõnnetust. Kuigi seal on just tegemist grupp 3 siis asulaga, kus siis aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on üle 3000 auto. Kas on küsimusi publikumist? Tundub, et ei ole. Suur tänu, et võtsid vaevaks ja et üldse sellise teemaga oled tegelenud, et loodetavasti on indu tegeleda liiklusohutuse küsimustega ka tulevikus, et soovime edu. Ja, suur tänu, kindlasti on. Kuidas Simon on valmis? Ja, tervist, et olen valmis, et on mind kuulda. On väga hästi kuulda. Et siis ma võtaks ja jagaks äkki oma ekraani siin nüüd. Nii. Teoreetiliselt midagi peaks nüüd näha olema. Kas on? On näha. Nii. Mina siis koostasin oma lõputöö teemal liiklusohutusprogramm 2016–2025 eesmärkide täitmise analüüs. Ja selle eesmärk oli eelkõige uurida, kas programm on olnud siis tulemuslik, millised eesmärgid jäid täitmata ja miks. Ning lõputöö viimase osas pakkusin ka välja ettepanekuid, kuidas siis tulevikus antud eesmärke saavutada. Et esimeses lõputöö osas ma siis tutvustasin 3 rahvusvahelist liiklusohutusstrateegiat, milleks siis olidki Rootsi nullvisioon, Hollandi kestliku ohutuse kontseptsioon ja Suurbritannia lähenemine. Et siis mõista, et millised põhimõtted on seal siis tulemused ning kuidas Eesti programm on või kuidas see nendest siis erineb. Samuti tutvustasin lähemalt Eesti liiklusohutusprogrammi, selle eesmärke, rakendatud meetmeid ja elluviimise korraldust. Lisaks siis hindasin eesmärk täitmist, analüüsisin planeeritud rahastust ja tõin välja ka peamised takistused siis eesmärkide saavutamisel. Ning lõputöö lõpus siis esitasin ettepanekuid, kuidas siis liiklusohutusprogrammi saavutamata eesmärki tulevikus täita võiks. Ja metoodiliselt siis tuginebki töö dokumentide statistika andmeanalüüsile, võrreldes siis alg- ja sihttasemeid tegelike tulemustega ning tuginedes siis näiteks Transpordiameti aastaaruannetele, uuringutele ja erialasele kirjandusele. Peamised olulisemad põhimõttelised erinevused, mis ma välja tõin rahvusvaheliste liiklusohutusprogrammide võrdlusest, on siis järgmised. Näiteks Rootsis on siis nullvisioon tugevalt politiseeritud ja riiklikult kinnitatud prioriteet,
alates 1997. aastast, millal siis Rootsi parlament võttis vastu ametlikult nullvisiooni kui riikliku liiklusohutuse aluse. Eestis seevastu on liiklusohutusprogramm seotud üldse transpordipoliitikaga ning antud olukord siis viitab sellele, kus prioriteetsus siis sõltub suuresti kas konkreetse valitsuse või vastutavate ministeeriumite hetke prioriteetidest. Samuti on siis Eesti liiklusohutusprogrammil panus kindlasti liiklejate ohutuse väärtustavate hoiakute ja liikluskäitumise kujundamises, mille saavutamiseks siis kasutatakse liiklusohutuse alaseid koolitusi ja teavitustegevusi, kuigi Hollandis seevastu eeldatakse, et infrastruktuur ise peab olema selliselt kujundatud, et see suunaks siis liiklejaid intuitiivselt siis soovitud ja ohutule käitumisele. Ning Suurbritanniaga võrreldes on Eesti liiklusohutuse korraldus suuresti siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Transpordiameti käes, samas kui siis seal lasub suurem vastutus kohalikel omavalitsustel. Seega Eesti programm siis püüab küll rahvusvahelisi häid tavasid järgida, kuid tuleb välja, et jääb nende rakendamisel tihti tagasihoidlikuks. Nii mõnest slaidist üle hüpates siis käsitlesin ka planeeritud rahastust, kus oluline mainida, et rahastuse analüüsil ma tuginesin eelkõige siis planeeritud eelarvetele, sest andmed tegelike kulude ja nende mõjude kohta ei olnud mul kahjuks kättesaadavad, mis siis tähendab, et järeldusi käsitleda pigem suunavate ja indikatiivsetena. Et näiteks üle 90% kavandatud vahenditest suunatis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse, samas kui mitmete teiste ministeeriumite panus oli kas vähene või üldse puudus. Et selline sõltuvus siis kitsastest allikatest muudab kindlasti programmi haavatavaks ning näiteks õigusrikkumiste ennetus ja rehabilitatsioon neid rahastuseta. Samuti keskendus siis liiklusohutusprogrammi rahastus peamiselt liiklejate teadlikkuse tõstmisele ning seejärel taristu parandamisele, kuid näiteks juhikoolitus, juhtide tervis, jalgratturite ja eakate ohutus, teedevõrgu planeerimine ja ka ohutu sõiduki valdkond said siis kas ebapiisava või olematu rahastuse. Et antud eelarve põhjal on siis märgata valdkondlikku tasakaalustamatust, mis siis võib viidata näiteks strateegilise rahastamise ebapiisavusele. Ning lisaks ei olnud siis rahastus ühtlaselt ajas jaotatud ning lisavajadused koondusid siis teatud aastatesse, mis omakorda võib viidata kas planeerimisvigadele või vajadusele siis tegevusi hiljem laiendada. Ja peamiste takistustena eesmärkide saavutamisel ma tõin esiteks välja ebapiisava poliitilise pühendumuse ja süsteemse lähenemise puudumise, et liiklusohutus sõltub meil sageli muudest arengukavadest ja poliitilistest prioriteetidest, mis muudab siis valdkonna arengu ebastabiilseks ning lahendusena pakkusin välja siis koostada poliitiliselt sõltumatu liiklusohutuse tegevuskava koos selgete vastutusalade ja püsiva rahastusega, et siis tagada strateegiline järjepidevus. Liiklusohutusprogrammi takistab ka ebapiisav rahastus ja tegevusmaht. Näiteks Riigikontrolli 2024. aasta auditi esile, et mitmed suure mõjuga sekkumised, näiteks siis liiklusohtlike kohtade ümberkujundamine või kiirusjärelevalve tõhustamine jäävad siis rahapuuduse tõttu ellu viimata või teostatakse piiratud mahus. Ja antud probleemi ees pakkusin lahendusena välja, et tuleks koostada kas siduv ja pikaajaline rahastuskava või mis tagaks siis kriitiliste sekkumiste elluviimise sõltumates lühiajalistest eelarveotsustest. Kolmanda takistusena märkisin vastutuse ebaselge jaotuse, kus siis Eestis pannakse liiklusohutuse põhirõhk sageli liiklejate käitumisele,
Samas siis, kui süsteemi kujundajad, näiteks teede planeerijad või õiguskaitseasutused on vähem esil. Et see on siis vastuolus nii-öelda Rootsi nullvisiooniga, mis näeb, et tegelikult peaks liiklussüsteem andestama inimlikud eksimused ega lase neil siis lõppeda surma või raske vigastusega. Antud olukorrales pakkusin lahendusena liiklusohutuse integreerimise erinevate valdkondade poliitikasse, kus siis tuleks määrata selged vastutajad ning kujundada süsteem, mis vähendab siis eksimustest tulenevat tagajärgi, mitte ei eelda siis eksimatust liiklejalt. Ning liiklejakäitumisprobleemid, mille hulka kuuluvad siis näiteks joobes juhtimine, kiiruse ületamine, tähelepanu hajumine ja vale kiiruse valik on jätkuvalt meile liiklusohutuse takistusteks. Kuigi teadlikkust on tõstetud, ei ole siis sihitud tegevused toonud nii-öelda soovitud tulemusi ja lahendusena pakkusin välja tugevdada järelevalvet, kaaluda alkolukku kohustuslikku kasutuselevõttu sõidukites, mis siis tegelikult toetab ka justkui nullvisiooni põhimõtet, et inimene võib eksida, aga süsteem ei luba sellel lõppeda surma või raske vigastusega ning rakendada positiivseid preemiasüsteeme, näiteks kindlustussoodustused, et siis kujundada ohutut liikluskultuuri, mitte ainult karistuste, vaid ka motiveerivate meetmete kaudu. Ja oma lõputöö viimases osas pakkusin siis lahendusi saavutamata eesmärkidele, millest esimene oli näiteks mobiiltelefonide kasutamine autoroolis, mis siis on jätkuvalt levinud ja raskesti tuvastatav probleem. Ja selle saavutamiseks pakkusin välja rakendada tehnoloogilist järelevalvet. Näiteks siis Hollandis kasutusel olevaid nutikaid kaameraid, mis siis tuvastavad rikkumisi automaatselt. Ja samuti tuleks tõsta rahatrahvi praeguselt 160 eurolt kõrgemaks. Ja Hollandis on näiteks see 430 eurot. Eesmärk, mis jäi täitmata, on ka jalakäijate poolt keelava fooritule nõude eiramine ning selle vähendamiseks tuleks siis suurendada nähtavat politseijärelevalvet, paigaldada fooridele loendureid ning pikendada siis rohelise tule tsüklit, et vähendada siis jalakäijate impulsiivsust ja toetada ka aeglasemaid liiklejaid. Samuti ei saavutatud eesmärk siis jalakäijatele tee andmise parandamisele reguleerimata ülekäiguradadel, kus eesmärgi saavutamiseks ma pakkusin välja, et asulatesse tuleks rajada rohkem tõstetud ja LED-valgustusega ülekäiguradasid, laiendada kindlasti 30 kiiruspiirangualasid ning viia läbi siis nähtavaid jalakäija peibutusoperatsioone sarnaselt siis Ameerika Ühendriikides kasutatavale praktikale ning Hollandi eeskujul tuleks kasutusele võtta ka tugevama vastutus, kus siis jalakäija kokkupõrke korral jääb siiski vastutavaks tugevam pool, näiteks siis mootorsõiduk. Ja asulavälistel teeületuskohtadele pakkusin samuti välja siis ettepanekuid, mis muudaks neid ohutumaks. Eelkõige oleks siis keskenduda varajasele hoiatamisele läbi siis nutikate andurite ja märgutulede ning ohtlikumatesse kohtadesse tuleks rajada näiteks eritasandilisi ületuskohti. Täiskasvanute seas jäi täitmata eesmärk siis jalgratta kiivri kasutamine, kus lahendusena pakkusin välja kiivrikohustuse laiendamist kõigile ratturitele. Näiteks Austraalia kogemus näitab, et selline meede tooks kaasa surmajuhtumite märgatava vähenemise. Nii, ja mõned eesmärgid on veel, mis jäid saavutamata. Näiteks lubatud kiiruse ületamine asulas, kus siis lahendusena tuleks tiheda jalakäijate liiklusega aladele kehtestada maksimaalselt 30 kiiruspiirang ning toetada seda füüsiliste liiklusrahustitega, näiteks künnised, ringristnikud. Ohtlikumates kohtades aitaks kindlasti näiteks innovatiivsem lahendus kohustusliku automaatse sõidukiiruse piiramise rakendamine, kasutades siis uuemates sõidukites olemasolevaid kiirusabisüsteeme juba.
kuigi asulavälistel teedel tegelikult sai see eesmärk täidetud sihttasemete alusel, pakkusin siiski välja lahendusena selle tõhustamiseks kasutada laialdasemalt keskmise kiiruse mõõtmise süsteeme ning lisaks hinnata ka kehtivad maksimaalseid kiiruspiiranguid. Näiteks Rootsis ja Soomes on need asulavälistel maanteedel madalamad kui Eestis, vastavalt siis 70 ja 80 kilomeetrit tunnis. Täitmata jäi ka keskpõristute paigaldamise sihttase, kus siis 1500 kilomeetri asemel prognoosi kohaselt saavutatakse selleks aastaks 799 kilomeetrit ligikaudselt ning lahendusena tuleks siis koostada prioriteetne nimekiri riskiteedest ning tagades nende pidev rahastamine. Ning lisaks pakkusin välja infrastruktuurse lisameetmena ka, et tuleks kaaluda ka 1+1 ristlõikega teede suundade füüsilist eraldamist suure liikluskiiruse ja mahuga lõikudel, kus siis laupkokkupõrke risk on suur. Et kuigi selline meede võib tuua kaasa ka teatud kompromissi liiklussujuvuses ja mugavuses, on selle peamine eesmärk siiski vältida kõige raskemate tagajärgedega õnnetusi. Ning üle 10 aasta vanuste sõidukite osakaal, mis samamoodi jäi sihttasemete kohaselt saavutamata. Selle vähendamiseks tuleks siis kehtestada näiteks madalemissiooniga tsoone suuremates linnades, nagu seda rakendatakse praegu näiteks Londonis, mis siis piiraksid vanemate ja saastavamate autode liikumist, muutes siis nende kasutamise vähem atraktiivsemaks ja suunates omanike sõidukipargi uuendamisele. Ja samuti ei täitmata tehnoülevaatuse esmasel katsel läbimine enamus sõidukite puhul, mille lahendusena pakkusin välja siis tehisintellektil põhineva digitaalse teavitussüsteemi loomise, mis siis nii-öelda hoiatab sõiduki omanikku lähenevast ülevaatuse tähtajast ja annab teada ka tüüpilistest puudustest siis konkreetse sõiduki puhul. Ning lisaks tuleks siis soodustada vanade sõidukite väljavahetamist uuematu vastu, rakendades siis selleks suuremaid toetusi ja laiendades eelnevalt nimetatud madala emissiooniga tsoonide kehtestamist, mis siis aitaks kõrvaldada tehniliselt ja amortiseerunud ja ohtlikke autosid liiklusest. Ning kokkuvõttes siis näitas mu töö, et Eesti on liiklusohutuses teinud kindlasti edusamme, kuid antud saavutamad eesmärkide täitmiseks tuleks siis rakendada järjepidevamad ja süsteemsemad lähenemise, et eelkõige ei peaks siis eesmärk olema pelgalt liiklusõnnetuste arvude langetamine, vaid liiklussüsteem tuleks ise kujundada viisil, mis siis minimeeriks vigastuste ja surmade võimalust ka siis, kui inimene eksib. Ja see peaks võtma kokku minu lõputöö. Aitäh! Ma küsin kohe juurde, et kuidas sa praegu hindad, mitu protsenti sellest kavandatud programmist rahaliselt mõttes on tegelikult kasutatud või täidetud. Ma saan aru, et sa ei leia kusagilt või ütleme, ei ole võimalik leida kusagilt dokumentaalset tõestust, aga mind ikkagi huvitab väga see, et kui me panustame raha näiteks ainult poole, siis kuidas me saame üldse loota, et me saame täis tulemuse? Ma proovisin siin leida mingisugust näitajat, kui palju me oleme näiteks saavutanud sellest, kui palju me oleme plaani kohaselt rakendanud seda rahastust, aga hetkel ma mingeid viited isegi sellele ei leidnud, seega ma ei oskagi ausalt öeldes väga täpselt seda kommenteerida. Võib-olla keegi teine oskab kommenteerida lihtsalt sellepärast, et mina leian, et ei ole loogiline eeldada, et kui finants on pool, et siis täis tulemus saadakse. No, kui võib kommenteerida, siis kui me vaatame ainult raha otsa, eks ole, siis ega kõik need meetmed ju väga ei nõuagi võib-olla lisaraha ja kas alati on jäänud asi raha taha või on see mingi muu probleem, et kas või siin välja toodud, et on mingid teised prioriteedid, tegeletakse muude asjadega,
kõike võib ajada küll Covidi ja muude kriiside taha ka, nagu on viimasel ajal kombeks, aga et noh, meil on ju ametnikud tööl, kes saavad palka ja kui programm näeb ette, et ta peab selle asjaga tegelema, aga reaalselt ei tegelda, siis ka ju tulemust ei ole. Et ja on sellised otsused, mis võib-olla ei maksagi suurt midagi, aga mida ei ole isegi võib-olla eesmärgina kirjas, et ma võib-olla küsiks selliselt, et noh, et kuidas tundub, et kas selles liiklusohutuse programmis need eesmärgid, et noh, ühe asja sa välja tõid, et meil nagu rohkem keskendutakse nii-öelda liikleja mõjutamisele ja vähem nii-öelda sellele keskkonnale ja siis nii-öelda või ka nendele, kes siis keskkonda kujundavad või ka nii-öelda õigusruumi, reegleid, kõike, mis on samuti keskkonna osa, et kui palju nagu nendest eesmärgides üldse on nagu asjakohased, et võib-olla igat eesmärki ei peakski üldse taga ajama. No siin tekkis diskussioon näiteks ka kiivri teemal, jalgratturi kiiver, et selles osas on nagu väga erinevaid arvamusi ja tõepoolest siin viide oli näiteks Austraalia uuringule, mis väidab, et alates 90-ndast, kui kiiver jalgratturile pandi kohustuslikuks, siis on hinnanguliselt poole vähem jalgrattureid surma saanud. Aga samas on uuringud, mis näitavad seda, et kui kiiver teha kohustuslikuks, siis lihtsalt jalgrattaga ei sõideta või sõidetakse oluliselt vähem. Et see nagu automaatselt seda nii-öelda riski siis vähendab, aga tegelik oht auto on ju ikka olemas. Ja sama asja tegelikult rääkis kaitsmisel Harri Rõuk ka, et mõlemad on samast riigist pärit uuringud. Üks oli see lennuki paradoks. Et ma vist kirjutasin sinna vestlusaknasse ka, et see sõltub vanusest, on ju, et vanemad inimesed, et kui nad ei ole harjunud kiivriga sõitma ja üks hetk öeldakse, et nüüd pead selle pähe panema, et siis ta võib-olla mingi protsendi võtab vähemaks üldse, kes hakkavad rattaga sõitma. Ja see sama lugu et tegelikult ei taba rattur ratturit, vaid ikkagi ohuallikas on see sama auto, on ju. No siin just oli üks näide Soomest, kus kaks vanemaealist ratturit kahes tunnelis sõitsid ristmikule kokku, nii-öelda rattateede ristmikule ja üks kahjuks lahkus. Et juhtub ka seda ja Hollandis on ka ikkagi ratturite omavaheliste konfliktide tagajärjed statistilises mõttes kasvus. Aga noh, lihtsalt nii palju sõidetakse ja seal on see elektrifaktor on ka juures, nii et pluss ühiskonna vananemine. Aga jah, et küsimus, et kas meil nagu see eesmärgi seadmine üleüldse selles programmis on nagu asjakohane, õige, oleks küsimus. Et kuidas Simonile tundub? Ma täpselt nüüd ei oskagi öelda, et millistele eesmärkidele eelkõige pühendada. Ma ise arvaks, et eelkõige peaks just arendama näiteks infrastruktuurseid lahendusi, mis siis näiteks, mis ma välja tõin, et Hollandis eeldatakse, et liiklusinfrastruktuur ise peab suunama siis liiklejaid ohutule käitumisele. Ma kujutan ette, et see võiks olla kindlasti üks suur prioriteet, millele me võiksime eelkõige keskenduda. Et väga raske on nii-öelda muuta inimese mõtlemist ja psüühikat. Et võib-olla on lihtsam siis ikkagi infrastruktuuri nii palju arendada, et see suunaks automaatselt inimest juba ohutumale käitumisele. Ma selles suhtes kahtlen tõsiselt, arvestades sellega, et praegu öeldakse, et teedele üldse raha pole vaja. No jah, see on jälle see poliitiline pool, aga teisest küljest kui lugeda nüüd neid antropoloogilisi ja bioloogilisi uuringuid, siis ega me ei ole tegelikult 10 000 aasta jooksul muutunud, et me jäämegi eksima. Et siis pigem tuleb arvestada sellega, et inimene eksib ja et see keskkond peab olema andestav.
Ja noh, kui minna veel nüüd gramm filosoofilisemaks, et siis budismi järgi üks ootamine kõik, et kas me nüüd peame nii kiiresti ühest kohast teise saama või võib-olla linnakeskkonnas see ei ole nii oluline. 50 versus 30. Et jah, kui on vaja hirmsasti kiiresti, siis peaks olema see kiire liikumise vahend ja keskkond nagu isoleeritud, et see on ka hollandlaste põhimõte, et lisaks sellele, et et inimest käib nügida keskkonnaga, aga jah, et see... Mina joriseks praegu nagu selle peale, et meil on olemas Tallinna üldplaneering ja selles on ära näidatud magistraalid, aga miskipärast me nüüd nendele magistraadile üritame väga hoolega rahustamise meetmeid peale rakendada. Aga mis selles vale on, kui rahustamise mõte on, et inimesed jääks ellu? Et ega magistraal ju ei ütle seda, et seal peab saama kihutada. Magistraalil on mingisugune oma kiirus. Standardis on kiirused kenasti olemas. Aga nüüd soovitakse neid kiirusi alla tõmmata lihtsalt sellepärast, et me oleme Ain hakkas ka hakkima nüüd natuke. Me oleme lasknud magistraali äärde. Ja ei ole hästi kuulda, jäi mõte poolikuks praegu. Aga siin võib-olla on küsimused, võib-olla on standard ka selles mõttes vale, et kui standard ütleb, et magistraali peab olema see kiirus, et aga kui see magistraal kulgeb läbi asustuse ja ei arvesta seda konteksti, et võib-olla meil on standardis selle koha peal probleem. Et kui ohutus on prioriteet ja seda ei saa nagu kaalukausile panna või peaks panema ühegi teise nii-öelda hüvega, siis küsimus on, et kas peaks nagu jõuga standardist lähtuma ja ikkagi seda kiirust sinna siis suruma. Ain kirjutab vestlusaknasse, et asustust on arendatud standardile mitte vastavalt. Jah, see on teine teema, et aga milles on see vaene liikleja süüdi, kui planeeritakse ja ehitatakse selles mõttes nagu valesti ja et ellu peaks ikka jääma, õigus elule on meil kõigil. Muideks nädalavahetusel siin eelmine taristuminister avaldas artikli, see oli selline jälle poliitiline spinn, et uus koalitsioon ei tegele liiklusohutusega. Siis ma kontrollisin fakti ja selgus, et ega eelmine koalitsioon ka ei tegelenud. Ja kui vaadata koalitsioonilepingut, siis mulle nagu ei meenu ühtegi sellist, kus oleks liiklusohutus üldse olnud teema, et kui siin selles töös oli ka välja toodud, et see nii-öelda poliitiline pool on probleem, et ma küsiks veel ühe küsimuse, et kui meil täna on see liikluskomisjon, mis on vist seadusega ja määrusega paika pandud, et selline komisjon on, et kuidas tundub, et kas see komisjon sellisel kujul ja nende liikmetega, kes on siis mingite ametite peadirektorid ja võib-olla mõni osakonna juhataja kuskilt ministeeriumist, et kas sellel on üldse nagu mingit lootust või annab lohutust meile? Või ongi äkki see juurprobleem, et meil tegelevad selle teemaga valed inimesed? Ma võib-olla, kui sa lubad, Raul, nii palju veel seal lisa või täpsustust, et Simoni üks lõputöö punkt puudutas ka seda süvaanalüüsi, mis oli seal siis hollandlastel toodud, et nad uurivad neid elektrilisi, kes seal siis sõidavad samas ristlõikes nende tavapedaalijatega, et Simoni kaitsmisel oli seal teemaks see lõuk, et meil justkui nagu on olemas see komisjon, kes siis uurib neid õnnetusi, et
ma ei tea, kes seal komisjonis on, ma ei tea, Ain, kas sa ise oled seal või on seal, ei ole. et kuidas see komisjoni töö üldse välja näeb või mismoodi see meie analüüs on, et ma olen kuulnud kriitikat, et meil nagu puudub see süvaanalüüs, aga seal kaitsmisel öeldi, et tegelikult meil on see olemas, et siis nüüd nagu ongi sihuke nagu väike kahvel või käärid, et. Ma arvan, Pole äsja kuulda, et kuule Reigol on käsi püsti, et Reigo äkki teab vastust siis. Jah. Ma vastust ei tea, aga nii palju, kui ma selle juures olen olnud või lähedal, siis Villu Vane seda organiseerib, eks seda Lõuki uurimiskomisjoni. Ja seal osalevad 3-4 eriala spetsialistid, kes politsei on seal juures, teedemees, siis on mingi psühholoogi moodi liige seal. Ja siis käiakse kõikidel nendel rasketel liiklusõnnetustel kohal, seal on kuidagi ära määratud, et kui hukkunu on ja kui on, ma ei mäleta, kas 5 või 4 vigastatud, midagi sellist. Või nad võivad aastate jooksul on muutunud, sest ma räägin sellest, kui ma seal 2018 enne seda oli, aga suures plaanis ma ei tea, et see muutunud oleks nagu väga oluliselt. Et siis tegelikult tehakse iga õnnetuse kohta sihuke aruanne. Loomulikult võib nagu kritiseerida seda, et kui põhjalikult seda tehakse ja mis nendest tulemustest saab, aga selles mõttes käiakse läbi erinevad aspektid, tuuakse probleemid välja, antakse soovitused, et selles mõttes nagu töö on, et võib-olla jah, see annab kritiseerida seda, et mismoodi see väljund sealt tuleb ja kui põhjalik see töö on, eks ole. Aga sisuliselt on ikkagi see üle Eesti toimiv süsteem olemas. Et kui ta alguses hakkas, siis ta oli ainult siin Tallinnas ja Harjumaal, aga see on nüüd juba pea varsti 10 aastat äkki juba üle Eestiline olnud. Et nii palju nagu teadnud sellest. Metsvai vist nii palju ütles, et need andmed ei ole tegelikult avalikud, et need ei jõua kuskile nagu laiemale ringile, et seal on see isiklike andmete teema ja kõik see muu ülejäänud. Ja kunagi olid küll mingid andmed olemas või need olid nähtavad, aga sealt olid ka vist ära võetud need isikuandmed, aga ma ei tea, kuidas praegu ma ei ole ka sattunud peale või selles mõttes ei ole otsinud ka otseselt, et kas on midagi kätte saada kuskilt või. Aitäh. Jälle küsimus on see, et nad kindlasti neid avariisid on hea, kui ka uuritakse, aga avarii juba iseenesest on nagu tagajärg. Ja et kas me seda kaudu tegelikult suudame olukorda parandada, on omaette teema ja seda enam, kui need analüüsid siis satuvad kuskile riiulisse ja ei teki mingit võib-olla sihukeste soovituste või riskide andmebaasi, mille pealt teha nagu suuremat analüüsi, et võib-olla peaks energiat ikkagi kusagile mujale rakendama. Aga meil on nüüd uus liiklusohutusprogramm on töös Transpordiameti juhtimisel ilmselt jälle ja on vist ka konsultant palgatud. Aga kuidas on lõputöö pinnalt selle analüüsi põhjalt tunne, et mida seal siis kõige rohkem täna tuleks teha teistmoodi võrreldes varasemate programmidega? Küsimus Simonile. Vabandust, mul oli korra mingisugune tehniline rike, kas te saate korrata äkki? Ja küsimus, et nüüd vaadates seda senist liiklusohutusprogrammi ja seda analüüsi, et mis on kõige suuremad nagu muudatused, mida peaks tegema võib-olla protsessis ja ka siis selles programmis, et see lõpuks
esiteks, et seal oleks mingid mõistlikud eesmärgid ja et need eesmärgid oleks siis ka saavutatavad. Mis mulle endale näiteks silma jäi, oligi see, et eelarvepõhiselt, mis planeeritud oli, ongi just see liiklejate teadlikkuse tõstmine. Mainiks seda, et kogu planeeritud rahast oli 34,9 miljonit ja selle teadlikkuse tõstmisele rakendati seal ligikaudu 23,8, aga sellest näiteks taristu parandamisele pandi 13,7 miljonit, et ma ise arvan, et keskkond tuleks nii-öelda siiski ümber kujundada, mis toetaks seda, et inimesed liiguksid ohutumalt. Et ma arvan, et see on nagu kõige suurem asi, mis mul silma hakkas sealt. See on päris hea tähelepanek, jah, et väga palju auru läheb nii-öelda inimeste disainile, mida ilmselt on ka jätkuvalt vaja, et kui me vaatame siin viimase 30 aasta arenguid, siis ka kui olid moes sildid autodel, et me siin autos turvavööd ei kasutata ja surrakse kui mees, siis tänapäeval ikkagi turvavöö kasutus on oluliselt paranenud. Üks osa on jälle see, et autod ise ka nii-öelda nügivad sõitjaid siis turvavarustust kasutama, aga et jah, see infrastruktuuri pool, kui on meil väga väike eelarve nii-öelda nende liiklusohtlike kohtade likvideerimisel, siis tegelikult meil on ju siin viimastel aastatel enne nüüd suuri neid kärpeid ikkagi olnud päris palju raha, mida on investeeritud, meil on ehitatud küllaltki palju. Ja küsimus on, et kuivõrd need investeeritud eurod tegelikult on olukorda parandanud ja kui nüüd vaatame seda viimase 5 või 10 aasta statistikat, siis tundub, et meil ikkagi jätkuvalt on probleem. Ja võib-olla üks probleem on see, et me oleme nii autousku ja autosid on palju, et võib-olla see nii-öelda liikuvuse teema üldiselt, et me peaksime suutma inimesi nii-öelda panna ohutumalt ja kestlikumalt liikuma. Aga Reigul on käsi püsti jälle. Ja täpsustaks selle või lisaks juurde, aga sellele eelmisele repliigile, mis sa ütlesid turvavarustuse kohta, et nii-öelda olukord on kõvasti paranenud, eks ole, me räägime siin numbritest, kus ma ei tea, 90 üle 95%, eks ole, seal 100 lähedal on nii-öelda see protsent, kui palju inimesed nii-öelda turvavöösid kinni panevad, eks ole, ees ja taga istme, seal võib-olla veidigi vähem on ju taga nii-öelda istudes. Aga see on ikkagi seal 100 piirimail, siis kui õnnetuste tulemusi vaadata või selles mõttes tagajärgi, et siis ikkagi suur osa on neid, kes nii-öelda turvavarustust ei kasuta, et need on hukkunud või vigastada saanud. Et isegi selle väikse protsendiga, kes kinni ei pane, et siis kui nendega juhtub, et siis see asi on nagu tõsine. Et ikkagi sellega tuleks nii-öelda edasi tegeleda, et seal on alati nagu 2 poolt, me hõiskame küll, et juba hea seis, eks ole, et kõik panevad turvavööd kinni, aga tegelikult on need üksikud, kes ei pane, jäävad nii-öelda selles teisel poole statistikas nii-öelda olulise numbrina sisse. Jah, see on hea tähelepanek, ehk summeerides seda, mida Roland ennem ka ütles, et ega inimesed jäävad eksima. Ja nüüd on küsimus, et kui nad eksivad ka turvavarustuse kasutamisel, et kuidas nad ellu peaksid jääma, et see küsimus ja vastus on ilmselt jälle füüsikas. Aga meil on aeg täis saamas, et ma esitaks Simonile viimase küsimuse, kui tohib, et võttes selle rootslaste nullvisiooni, mis üsna pea hakkab juba ka 30-aastaseks saama, mis siis on selline filosoofiline visioon või nägemus, et keegi ei peaks hukkuma ja raskelt viga saama ja et justkui null võiks olla see nägemus, samas kriitika kipub olema, et võt null ei ole võimalik aga võttes nüüd parimad teadmised
et mis oleks sinu hinnang, et milline nii-öelda tase tegelikult reaalselt oleks võimalik, et mitu inimest hukkuks aastas, et mis on see miinimum, kui võtta kõik parimad teadmised ja rakendada need liiklusohutusse? Ma arvan, et natuke keeruline selle vastata, ma arvan, et seda on natuke raske prognoosida, et olud kindlasti võivad olla erinevad, seega ma päris täpselt ei oskagi sellele vastata kahjuks. Kas keegi teine tahab vastata? Mina arvan, et joodikud jäävad, nendest me lahti ei saa, ehk siis mingisugune 10–20. No autodele on võimalik autolukud panna. Joodik võib juua, aga ta ei pea sõitma. Alkolukku sa uutele, kui sa oled millegi. Ain jälle katkub. Nii, aga teate, aeg on täis, et lühikokkuvõte, et üsna huvitavat tööd ja hea meel on, et liiklusohutuse teemalisi lõputöid jätkuvalt tehakse ja loodame neid ka tulevikus näha, et soovime ka Simonile edu ja töös siis liiklusohutuse teemadega ja meile kõigile paremat ja toimivamat liiklusohutuse programmi. Täna kõiki osalemast ja tõmbame siit otsa kokku. Kuu aja pärast, kuigi on juulikuu, siis loodetavasti ikkagi kohtume. Ja nagu Ain kirjutab, siis kainet jaani. Ja, aitäh!